Minu nimi on Kirill. Ma olen Balti Uuringute Instituudi analüütik. Balti Uuringute Instituudis me oleme siis vabaühendus, viime läbi erinevaid rakendusuuringuid, peamiselt sotsiaalsetel teemadel. Aga tegelikult viimasel ajal oleme päris palju sukeldunud, sealhulgas ka mina, sellistesse keskkonnalastesse või siis tehnoloogia arengu projektidesse, milleks näiteks targa linna projektid või seesama projekt, millest me täna räägime. Üks projekt, milles mina olen ka kaasatud, tegeleb linnaruumi rohestamisega, ehk siis sellised rohepöörde projektid on üldiselt päris palju teemas praegu. Seekord on sektor küll hoopis teine, et meil on finantssektoriga tegemist ja tahaksin tutvustada teile täna kahte uuringut, mis on sellise projekti osad nagu erarahastuse kaasamine rohepöörde toetamiseks. Et meil on täna kaks aruannet käsil. Esimene neist siis keskendub jätkusuutliku jääfinantseerimise nõudlusele Eestis, teine pakkumisele, aga selleni jõuame juba hiljem. Seda projekti rahastavad Saksamaa kliimaministeerium läbi nende kliimainitsiatiivi ehk siis meile lühend on EUKI ja me teeme seda koostöös partneritega Prantsusmaalt, Bulgaariast ja Rumeeniast. Ja tahtsin veel öelda ka, et tänast kohtumist me salvestame, see läheb avalikult üles ka ja sellisel juhul, kui teil peaks mingid küsimusi tekkima, üldiselt on küsimused väga teretulnud ja ma ootan neid tavaliselt siis, kui kohe küsimus tekib, et kui me saaksime kohe seda arutada, aga just selle video huvides, mida me pärast levitama hakkame, et seda hoida piisavalt kompaktsena, ma palun, et kas paneksite oma küsimused chati või hoiaksite neid kuni meie aruteluni, mis tuleb siis aruannete tutvustamise järel. Ehk siis kõigepealt tutvustaksime aruanded ära ja siis võime neist juba rääkida. See osa, mida me arutame, seda me üles ei riputa selles mõttes, et selle me lõikame YouTube'i videotest ka välja. Lihtsalt teadmiseks. Vot, aga jah, meie uuringu taust siis nõudlusest rääkides, põhimõtteliselt kaks pidepunkti, mis on olulised siinkohal, on see, et jaeinvestorite ja erakapitali roll rohelises üleminekus peab suurenema. Praegu see on suuresti toetunud riiklikele avalikele rahastustele, aga me teame, et hästi pikalt see sedasi jätkuda ei saa. Et mingil hetkel peab erasektor rohkem selles mõttes appi tulema ja jaeinvestor ka. Puhtalt sellepärast, et jah, meil küll arendatakse praegu ka tõesti rohetehnoloogiaid, aga meil, ütleme, ei mõelda nii palju ka teiste sellistele eetiliste aspektidele, et kui palju see on kooskõlas andmekaitsete ja muude asjadega, et siin on päris palju läbivaid teemasid, mis tuleb sisse. Et me teame, et praegu erasektori roll on üsna piiratud, hoolimata sellest, et inimeste teadlikkus on aina suurenev. Ja inimeste teadlikkus just finantssektoris tegelikult suureneb, me teame seda varasemate uuringute põhjal, ka meie partnerid on läbi viinud sarnaseid uuringuid, et me teame, et ajas inimesed saavad järjest rohkem teadlikkust jätkusuutlikust investeerimisest, mis see tähendab, järjest rohkem oleks sellest kuuldud ja nii edasi. Aga tegelikult see teadlikkus, et meil see teadlikkus on, ei tähenda tingimata, et see raha päriselt ka sinna või vahendid sinna kaasa tulevad. Vot sellest lähtuvalt on meie uuringu eesmärgid välja uurida siis olid, mis on Eesti jaeinvestorite hoiakud, kuidas nad mõistavad jätkusuutlikkust ja mis kujundab nende käitumist, millest see sõltub. Teiseks tahtsime hinnata jätkusuutlike toodete üldist turupotentsiaali ehk siis kui palju meil üldse on võimalik praeguses olukorras, praeguse suhtumise juures potentsiaalseid inimesi võimalik kaasata. Ehk siis kui palju meil on huvi võrreldes sellega, kui palju meil praegu päriselt inimesi või siis vahendeid selles valdkonnas erasektoris on. Ja juhul, kui on mingid takistused ja vajadused inimestel, näiteks informatsioon või mingid takistused, miks mingite kindlate toodete peale ei minda või välistatakse, et seda tahtsime ka tuvastada. Metoodika tulebki otseselt meie partneritelt. Nad on Pariisis tegutsev sarnane mõttekoda nagu meie. Nende nimi on Sustainable Finance Observatory ehk siis jätkusuutliku finantsi observatoorium.
Ja selle uuringu metoodika siis põhines elanikkonna küsitlusel. Klassikaline selline 1000 inimest, mis annab meile 3% veapiiri umbes, mis on selline üsna tavaline selliste uuringute puhul. Lisaks võtsime valimina juurde 200 inimest, kes on kõrgema sissetulekuga ehk siis kõige kõrgema sissetuleku kvintiilis. Siis küsitlust ehk kvantitatiivset osa täiendasid kvalitatiivsed osad, kus me saime lisaks sellele, et me saame midagi elanikkonnale üldistada, me saime minna süvitsi nendesse teemadesse, et kuidas inimesed siis ikkagi mõistavad mingeid kindlaid teemasid. Ja fookusrühma intervjuud on üldiselt sama põhimõttega, lihtsalt seal on see vahe, et inimesed saavad elavas arutelus oma mõtteid põrgatada, et seal tuleb ka selliseid huvitavaid kohti välja. Ja jällegi meie fookus siis nõudluse dünaamikal, pakkuse dünaamikat oleme käsitlenud teises aruandes, aga mis on ka siis selle projekti osa. Ja viisime läbi paralleelselt selle uuringu siis 3 riigis: Eesti, Rumeenia ja Bulgaaria. Alustame siis jaeinvestori profiilist, mis tuleb otseselt meie uuringu siis valimi põhjal või küsitluse valimi põhjal, et kes Eesti siis jaeinvestor või vähemalt potentsiaalne jaeinvestor on. Näeme siin joonistelt, et joonised 1 ja 2, peamiselt 1 praegu, et sooline tasakaal, ehk siis see pigem on pandud mul selle jaoks, et näidata, et see on esinduslik Eesti üldise elanikkonna suhtes, et sooline tasakaal. Meil on palju vastajaid vanuskategooriates 2, 3 ja 4, mis on jooniselt näha, ehk siis need on inimesed, kes on vanuses 20–50. Regioonide lõikes siis peamiselt Harjumaal, nii nagu meil Eestis ongi, teistes regioonides pisut vähem. Haridustaseme poolest haridustase 2 tähendab siin kas kesk- või kutseharidust ja 3 tähendab siis bakalaureuse taset, ehk siis see on ka üldiselt väga sarnane meie elanikkonnale. Sissetulekut me küsisime inimestelt siis leibkonna kohta, mitte individuaalselt, ja me näeme siin ka üldiselt normaaljaotust. 5 on kategooria, kus inimesed teenivad siis 2000 kuni 3000 eurot leibkonna peale siis ja kas paremale või vasakule vastavalt liikudes, kas rohkem või vähem. Et see on ka üldiselt üsna sarnane Eesti keskmise ja mediaanpalgaga, kui niimoodi võtta. Kui me vaatame Eesti inimeste varasid, siis siin pilt, ütleme, nii ilus ei ole. Et selles mõttes, et kui me juba hakkame mõtlema selle peale, et mis meil üldse see turupotentsiaal on, siis suur osa meie inimestest ikkagi või meie leibkondadest ikkagi omavad väga vähe varasid. Ehk siis kategoorias 1 on kõige suurem osa vastajatest ja see tähendab, kategooria 1 tähendab, et on varasid alla 900 euro. Ehk siis sealt edasi liikudes näiteks kategooria 2 on alla 2000 või jääb 900 ja 2000 vahele. Kategooria 3 on juba kuni 5000 ja siis järjest edasi liikudes need varad on järjest vähem. Ehk siis see ütleb ka tegelikult juba nii mõndagi turupotentsiaali kohta, kui me arvestame, et meil on suures plaanis 1 miljon inimest, kes potentsiaalselt võiksid investeerida ja suurel osal neist on varasid väga vähe, siis ei ole ka varade nominaalväärtus või õigemini see rahaline nominaalväärtus väga suur, mis võib sinna panustada. Investori kohta üldistades võib veel öelda, et ta on selline mõõdukas teadlikkus jätkusuutlikkusest, et me jõuame selleni, aga paljud inimesed on kuulnud, tegelikult päris suur osa ka ei ole, ehk siis selles osas mõõdukas. Inimesed peavad ennast mõõdukalt riskialtiks, seda me lasime hinnata 7-pallisel skaalal, ehk siis 4 ümber koondus, 4 ehk siis keskmise mõõduka riskialtsuse juurde kogunes kõige rohkem inimesi, aga see graafik oli siis välja venitatud natuke paremal pool, ehk siis inimesed panid 4-5, et mõõdukalt selline riskialtis. Ja üsna pragmaatilised ja pragmaatilised ma ütlen sellepärast, et kui me vaatame siin slaidil olevat joonis 2, siis kui me küsisime inimestelt, mis on nende peamised finantsilised eesmärgid või rahalised eesmärgid, siis need on üldiselt seotud endale puhvri tekitamisega, endale lisasissetuleku tekitamisega ja kui me vaatame, mis siin meie projekti mõttes oluline on, et inimesed, kes hindavad seda mõju aspekti, väga olulisena on väga suures vähemuses.
et see on juba üks näite, et mõju ja roheteemad võib-olla ei ole esimene prioriteet inimestel. Vot, taustaks veel, et lasime inimestel hinnata ka sellist, no õigemini tahtsime hinnata mingil viisil inimeste finantsteadlikkust. Siin on 2 hästi lihtsat küsimust. Ehk siis selle kohta, et noh, ütleme jah, kui intress on 2% aastas, kas 5 aasta pärast sul on rohkem raha või vähem? Noh, suurem osa inimestest teab, et on rohkem, väga lihtne küsimus. Mõned võib-olla ka panevad tähelepanematusest mööda. Ja teine küsimus siis natuke keerulisem, eks intressi inflatsiooni seos ajab ikka inimestel natuke pead sassi, aga üldiselt on seis päris hea, et 3/4 vastasid õigesti. Ülejäänud siis ühel või teisel põhjusel ei teadnud, panid mööda või siis ei olnud piisavalt tähelepanelikud selle küsimuse juures. Aga üldiselt on seis tegelikult päris hea ja Eestis üldiselt ka finantskirjaoskusega tegelikult seis on päris hea, et neid uuringuid ka järjepidevalt tehakse Rahandusministeeriumi poolt. Jõuame siis nende huvitavate asjade juurde, et mis on inimeste teadlikkus ja arusaam jätkusuutlikkus investeerimiseks. Mis see jätkusuutlik inimeste arvates tähendab? No kõigepealt vähemasti me näeme, et pooled inimesed on kuulnud sellisest asjast või natuke üle poolte inimestest on kuulnud, et sellised tooted on olemas või vähemasti neil on mingi ettekujutus, aga me näeme ka kohe siin päris huvitavalt, et omab neid ainult 22%. Erisus on hoopis see, et kui palju omavad versus, et kui palju plaanivad. Et siit me näeme ka teatud määral turupotentsiaali, ehk siis meil sisuliselt pool valimist tegelikult plaanivad jätkusuutlikud investeerida. Praegu mingeid jätkusuutlikud investeeringuid, see on enesehinnanguline, omab 22%, ehk siis see vahe tuleb päris suur, ehk siis potentsiaal on teatud määral olemas. Teadlikkuse osas ESG on eelkõige siis üks asi, mis on seostatav jätkusuutlikkusega. Tegime sellise teadmiste kontrolli, et kui palju ESG õigesti defineerib. Tuli välja, et väga hästi tegelikult ei teata, mida ESG tähendab, et kas pannakse mööda või öeldaksegi lihtsalt, ma ei tea. Umbes 1/5 defineeris õigesti, ehk siis environmental, social governance, ehk siis keskkond, sotsiaalne ja valitsemine. Et jah, see on üks huvitav näite tegelikult. Inimesed väga hästi ei tea, mis on ESG. Intervjuudest juurde võttes me teame, et kui meil on jätkusuutlikkuse strateegiad, 2 peamist tegelikult on, kas eetiline investeerimine või mõju investeerimine. Nende vahe on selles, et eetiline peamiselt põhineb sinu enda põhimõtetel. Näiteks oletame, põhiline strateegia on see, et sa välistad mingid sektorid, oletame, et sulle meeldib tubakatootjad, sa arvad, et nemad rikuvad keskkonda või midagi sellist või rikuvad inimeste tervist, sa välistad need. Et see on üks näide eetilist investeerimist. Mõju investeerimine tähendab eelkõige seda, et sa arvad või panedki teatud raha sisse, sa tahad selle arvelt saada mingit sellist väärtust, mis on keskkonnale kasulik. Võtame näiteks vee puhastamine, et sa paned raha sisse, sa tead, et sa paned ettevõttesse, kes muu seas näiteks puhastab vett, sa oled sellega rahul. Et need 2 asja on üldiselt, mida inimesed küll, kui sa räägid neist, need teavad, aga nad ise ei tõstata seda. Ehk siis inimestele kuidagi selline ESG teadlikkus ja üldiselt jätkusuutlikkuse strateegiate teadlikkus kaldub hästi palju keskkonna poole. Ehk siis eelkõige on sellised keskkonnateemad seostatud, kui võtta nüüd intervjuudest räägituna, kus me süvitsi teemasid kasutasime. Ja tahtsingi edasi rääkida nende kavatsuste ja tegevuste vahest, mis meil ilmnevad. Et tõesti, nagu ma mainisin, 49% inimestest kavatseb investeerida jätkusuutlikult või neil on see plaan olemas. Siis seni on seda teinud ainult 22%. See näitab ikkagi, et meil inimesed jäävad kuidagi mõtetesse kinni selle asemel, et teha see investeerimisotsus ära. Eks muidugi siin on palju põhjuseid, see ei ole ainult see, et tahad ja investeerid, vaid siin on paljud teised olulised tegurid mängus, ehk siis majanduslik olukord on ju, võib-olla ei olegi vahendeid ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt me teame, et selline vahe on olemas. Peamised takistused muidugi jah, veel, et lisaks
sellistele pragmaatilistele asjaoludele, nagu juba mainisin, on see, et inimesed ei tunne ka ise, et see asi on päris selge, kuidas selliseid tooteid pakutakse või kuidas nad peaksid ise aru saama, mis toode on mis. Ehk siis ongi, meil on selguse ja usalduse puudumine mingite toodete suhtes. Kardetakse rohepesu ja nii edasi. Mingil määral kardetakse ka seda tulemust, et ütleme siis jätkusuutlikud investeeringud on riskantsemad, kuigi seda me näeme tegelikult siit uuringust ja üleüldisest tendentsist, et arvatakse aina vähem, et pigemini on selline suhtumine, et kõik liigub nii või teisiti sinna poole ja see on pigem nagu selline kasulik lisaasi, et toode on jätkusuutlik lisaks sellele, et hästi toimib. Ja siis tegelikult nende toodete puhul on näha, et on keerukust ja žargooni hästi palju. Kui loed mingisuguseid dokumente, siis see päris täpselt ei saa aru nende sisust. Me jõuame selleni ka pakkumise publikatsiooni juures, aga see on inimeste tunnetuse pealt praegu, mis me kokku kogusime. Ja jõuamegi tegelikult selleni, et investeerimisel on inimestel teatud hierarhia, et meil on finantstulu, mis ei ole üldiselt läbi räägitav, et seda tahetakse nii või teisiti saada. Siis meil tuleb sabas selline eetiline kooskõla ehk siis väärtuspõhine investeerimine, mis on küll inimeste arvates väga oluline, aga ta on ikkagi tulu kõrval teisejärguline. Ja see reaalne mõju erinevatel põhjustel ta on nii-öelda selline kolmandajärguline selles hierarhias ja need võivadki olla, et inimesed lihtsalt ei saa toodetest aru või nad arvavad, et see on rohepesu või et see panus, mida inimene ise annab, on nagu kuidagi nii väike, et sellega ei muuda midagi, et seda mõju hinnatakse kõige väiksemaks. Jah, järeldus ongi see põhimõtteliselt, investorid soovivad jätkusuutlikkust lisandina, mitte see ei ole peamine prioriteet. Ehk siis ütleme, kui sul oleks valida jätkusuutliku toote vahel, Eesti inimese mõttes jätkusuutliku toote vahel ja mitte jätkusuutliku toote vahel ja üks annab kasumit rohkem, ehk siis mitte jätkusuutlik näiteks annab rohkem, siis ta pigemini valik selle. Aga usaldus üldiselt jah, nende toodete suhtes intervjuudest välja tulduna ja tegelikult ka küsitlusest ma ütleksin, et sõltub usaldusväärsusest, kuidas inimesed sellest aru saavad ja ongi, kui lihtsalt neid tooteid inimestele selgeks tehakse, et nad ei oleks liiga keerulised. Umbkaudselt arvutasime välja partnerite siis metoodikat natuke mudides välja, mis võiks olla potentsiaalne turg sellistele jätkusuutlikele toodetele. Arvutus ise on hästi lihtne. Meil oli üks küsimus selle kohta, kui palju need inimesed, kes juba jätkusuutlikult investeerivad või kellel on jätkusuutlikke investeeringuid, kui suur proportsioon see on nende kogu portfellist. Me saime sellise vahemiku 20–40% reeglina oli selline mediaankategooria, mis oli inimestel jätkusuutlik. Siis alustasime sellega. Korrutasime siis läbi sellise küsimuse vastusega, et nagu kui inimesed arvavad, et nad investeerivad, ehk siis me nägime, et 49% inimestest kavatsevad investeerida tulevikus, ehk siis see potentsiaalne turg nii-öelda. Oletame, et nemad siis investeerivad samas mahus jätkusuutlikesse toodetesse kui tavainvestor praegu. Ja saime sellise koefitsiendi. Koefitsiendi vahemiku õigemini. Koefitsiendi vahemikule me lisasime selle 3%-lise veapiiri juurde, mis 1000 pealise valimi juures umbes tuleb. Ja korrutasime selle koefitsiendi läbi siis lihtsalt Eurostati andmetel varade kogumahuga, mis praegu inimestel on. Saime 4,8–16 miljardit eurot ja siis korrutasime ka inimeste arvuga läbi, et teada saada, kui palju inimesi võiks siis potentsiaalselt investeerida. Saime siis, et selleks võiks olla 72–238 000 potentsiaalset investorit. Muidugi jah, siin metoodikas on nii mõnigi kritiseerimiskoht, aga see peamiselt eelkõige see, et see vahemik on päris suur, et sellega päris keeruline arvestada, aga see annab mingit taimu, mis need võimalused üldse võiksid olla.
Üldiselt selle siis potentsiaali teostamine, me arvame, et võiks sõltuda inimeste majanduslikust kindlustundest, mis on selline kõige suurem ennustaja, regulatiivsetest selgustest, et inimesed saaksid aru nendest toodetest ja et inimesed ka päriselt usaldaksid neid tooteid, mida neile pakutakse. Vot, viimaks siis aruande või selle jaeinvestorite nõudlusaruande poole peal me küsisime ka fonditüüpide tajumist, ehk siis milliseid fonde praegu turul saadaolevaid fonde tajutakse päriselt jätkusuutlikuna või millised need kirjeldused kõige rohkem vastavad inimesele või meenutavad inimesed, ütleme, jätkusuutlikkust. Et meil oli 3 sellist näidet, mida me palusime hinnata. Üks on lihtsustatult kõige rohkem Pariisi kokkuleppega olev kooskõlas. Teine on siis selline välistamise või normidel põhineva strateegia puhul ehk siis eetiline. Ja 3. on sellise positiivse mõjuga fond või siis mõju investeerimisega tegelev fond. No tegelikult me näeme siit joonise 16 pealt, et eriti suurt vahet ei ole. Või need kõik jäävad kindlasti veapiiri sisse. Me võime küll kirjeldavalt öelda, et selline Pariisi kokkuleppega kooskõlas olev kirjeldus on inimeste jaoks kõige rohkem seostatav või kõige usaldusväärsem, aga need vahed on siin nii väiksed, et ei selgunud, ütleme, nii välja, mis on inimeste arvates eelistatav. Ja me näeme nagu eestlasele tüüpiliselt selline pragmaatiline inimene, et kõige levinum hinnang on, et mõju on mõõdukas, et ei ole väga tugev, ei ole tõenäoliselt väga nõrk, et küllap midagi on. Vot, jällegi peamine vajadus sellest lähtuvalt võiks olla selline selgem, kontrollitavam teave inimesele, et ta saaks päriselt aru, mida ta siis vaatab nende fondide juures, mida ta hindab. Et kui me vaatame neid kirjeldusi siin, siis me jõuame varsti ka tegelikult regulatsioonide juurde, kuidas neid asju kuidas nendest asjadest peaks rääkima, mida peaks kirjutama, aga inimene tundub, et eksib ära lihtsalt nendes hetkel kirjeldustesse. Kokkuvõtlikult jah, et võiksime öelda, et Eesti investorid on avatud, aga mitte veel päris kindlad. Sellise potentsiaal on olemas. Meil on, kuigi Eesti on ikka väike turg, siis mingi potentsiaal meil on olemas ja suund tõenäoliselt liigub sinna poole aina rohkem, et järjest rohkem selliseid, kui teadlikkus suureneb, siis kaalutakse, aga ta tuleb teatud nihkega järele. Ja tõesti, siin tuleb siis panustada sellesse, et asjad oleksid usaldusväärsemad, selgemad ja et ka pakkujad tekitaksid rohkem usaldust. Üks hea selline tsitaat, mis meil fookusrühma intervjuudes tuli, on see, et tegelikult jätkusuutlikkus ei ole selline idealism, vaid see on lihtsalt mõistlik. Ja seda, et see mõistlik öeldi 2 põhjusel. Üks osa on see, et inimesed arvasid, et võib-olla kui toode ei ole jätkusuutlik, siis ta pikas perspektiivis ei konkureeri ka finantsiliselt, siis neid tooteid lihtsalt ei taheta rohkem, et see on nagu must have, et tooted oleksid jätkusuutlikud. Ja teine asi oli see, et see on lihtsalt mõistlik sellepärast, et me peaksime hoolima oma keskkonnast, me peaksime hoolima siis jätkusuutlikkus ei ole siis tingimata ainult keskkond inimeste silmis, aga eelkõige on. Nii, sellega lõpetasime meie esimese nõudluse poole